Nii, nüüd räägime rahast. Rahaasjad on inimesi huvitanud aastasadu, isegi kauem. Täna tähendab aga rahaasjade ajamine sageli aga äpis või veebilehel toimetamist ja keeruliste pangadokumentide lugemist ning puutetundlikel makseterminalidel ja sularahaautomaadi ekraanidel möllamist. Rahandus ja pangad on aga tänapäevases maailmas sama olulised nagu õhk inimesele. Ja seetõttu on pangandus ning finantsasutused kaasatud ka toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadusesse. Ligipääsetavuse seadus aitab tagada, et nii füüsilised seadmed, näiteks kaardimakseterminalid või sularahaautomaadid, kui ka digitaalsed pangateenused, nagu näiteks mobiilipank ehk siis äpp või internetipank ehk siis veebileht, aga ka näiteks panga poolt jagatavad dokumendid, näiteks laenuvõtmise tingimused, oleksid kasutatavad ja ligipääsetavad igale ühele inimesele, sõltumata tema nägemisest, kuulmisest, liikumisest või ka intellekti erivajadustest. See kõik puudutab panku, makseteenuste pakkujaid ja tootjaid, kes neid lahendusi loovad ja haldavad. Mida siis seadus nõuab? Finantsteenuste puhul on kaks suurt valdkonda. Füüsilised seadmed ja digitaalsed teenused. Füüsilised seadmed nagu sularahaautomaadid ja kaardimakseterminalid peavad olema kasutatavad ka näiteks siis, kui inimene ekraani ei näe, ei saa täpselt sõrmega nuppudele vajutada või kui seade asub ka füüsiliselt näiteks liiga kõrgel. Sageli on pangaautomaadid pandud seina sisse kõrgele, kuhu ei pääse eriti hästi ligi, kui sa oled ratastoolis. See tähendab näiteks, et kaardimakseterminal peab töötama ekraanilugejaga või näiteks ka sularahaautomaat peab rääkima, lugema ette näiteks väljavõetava rahasumma või kaardimakseterminal peab ütlema sulle, millise summa eest sa maksma asud, aitama puutetundlikul ekraanil PIN-koodi sisestada ning võimaldama ühendada ka näiteks kõrvaklapid, sest et teised inimesed ei pea kuulma makseinformatsiooni. Sa ju ei tahaks, et keegi lähedal oli ja kuuleks, mitme euro eest sa näiteks praegu maksad. Nupud peavad olema piisava kontrastiga, seda siis nii füüsiliselt klaviatuuri peal kui ka virtuaalselt siis ekraani peal. Samuti peab terminali saama kasutada privaatselt. Digitaalsed finantsteenused, nagu näiteks internetipank ja mobiilipank, ja kliendile informatsiooni jagavad igasugused portaalid, lisaks allkirjastamise, maksmise ja autentimise turvameetmed peavad olema samuti ligipääsetavad. Näiteks ekraanilugejaga kasutatavad, klaviatuuriga kasutatavad, visuaalselt kontrastide selges keeles, teate juba isegi, tajutavad, kasutatavad, mõistetavad ja töökindad. Seadus sätestab, et pangad peavad teenuseid osutades ja pakkudes kasutama lihtsat ja arusaadavat keelt. Tekstid, juhised ja lepingud ei tohi olla keerukamad kui B2 Euroopa keeletase. Et iga inimene saaks siis aru oma rahaasjadest ja sellest, millele ta hakkab alla kirjutama, ilma et keegi talle väga palju seda selgitama peaks. No, Peeter, meie vaegnägijast Tartu Ülikooli tudeng, läheb õhtul taksoga pealt koju. Sõit saab läbi, taksojuht annab talle kaardimakseterminali, aga see on puutetundlik. Seal on ainult ekraan. Peeter võtab terminali kätte, kogemata läheb ekraani vastu ja tühistab maksmise. No, taksojuht saab aru, Peeter on pealt tulnud, aga paneb siis maksmise uuesti käima. Aga Peeter näeb halvasti. Ta ei saa hästi PIN-koodi sisestada, sest et ta ei näe, kus ekraani peal numbrid on. Taksojuht pakub välja, et aga Peeter, anna oma kaart mulle ja ütle PIN-kood, et ma kirjutan ise PIN-koodi. Peeter keeldub, sest et miks ta peaks oma rahaasjad mingisuguse võõra taksojuhi kätte usaldama? Ta ei taha oma PIN-koodi võõrale inimesele öelda, aga ekraani ta ei näe ja kaardimakseterminali kasutada ei saa. Ja nad tükk aega vaidlevad ja Peetril ei ole ka sularaha, nii et lõpuks teatab Peeter, et kui ta ligipääsetavalt maksta ei saa, siis ta läheb lihtsalt välja ja ei maksagi. Sõit jääb maksmata ja Peeter tegelikult tunneb ennast kehvasti, taksojuht on vihane ja keegi sellest olukorrast ju ei võitnud. Aga kui terminal oleks olnud ligipääsetav, näiteks kõrvaklapipesaga, mis võimaldab terminalist tulevaid hääljuhiseid kuulata ja Peeter saaks helide abil siis ka PIN-koodi sisestada, oleks Peeter saanud iseseisvalt ja turvaliselt maksta. Siin pildil näeme nüüd ühte pangaautomaati ja kohe kuuleme, kuidas see automaat inimesega, kes ei näe, räägib. Sisestage PIN-kood. Katkestamiseks vajutage klahvi D. Kui PIN-kood on sisestatud, vajutage klahvi H. Palun valige toiming. Sularaha väljavõtmiseks vajutage klahvi E. Palun valige summa 5 eurot. Vajutage klahvi A. 10 eurot. Vajutage klahvi B. 20 eurot. Vajutage klahvi C.
palun oodake, raha loetakse. Täna kasutab ainult 44-65 kuni 74-aastastest inimestest digitaalseid pangateenuseid. Inglismaa statistika näitab näiteks, et 60% nägemislangusega kasutajatest tunneb, et neil on raskusi sularaha automaatide kasutamisega. Füüsilise puudega inimeste puhul, näiteks motoorikahäirega kasutajate seas, on see 47%, liikumispuudega kasutajate seas aga 56%. Tuletan meelde, et sageli on sularaha automaadid siis paigutatudki kehva kohta, et see isegi ei ole automaadi tootja süü, vaid selle süü, kes selle sinna paigaldas. 36% kasutajatest leiab, et pankade digiteenuste kasutamine läbi nutitelefoni on raske, sest äpid ei ole nende jaoks ligipääsetavad. Seega täna saab üks pank ära kaardistada oma teenuste ja seadmete ligipääsetavuse, kas need vastavad seadusele. Tuleb jälle appi Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301-549. Saab lisada ka ligipääsetavuse info oma kanalitesse, selgitada, milliseid lahendusi pank pakub ja kuidas neid siis kasutada ning arendada oma tooted ligipääsetavamaks, hoolitseda ka selle eest, et klienditeenindus siis teaks, mida täpselt tegema peab ja millised ligipääsetavuse lahendused olemas on. Ning teha ka koostööd ekspertidega. Hea ligipääsetavuse disain on loodud koos spetsialistidega niimoodi, et pärast ei peaks asju ümber ehitama ja kohe algusest peale oleks see lahendus selline, mis on paljudele inimestele ligipääsetavalt loodud. Seega 28. juunist 2025 peavad olema kõik uued finantsteenused ja makselahendused ligipääsetavad.